formulare maailmas maksustada, jah? Või on kõik finantsinimesed kohal? Või siis 1. aprilli puhul teeme teise teema ja räägime rohkem integratiivsest meditsiinist. Räägime teisest ikka, jah? Valime teise, jah, hüva, olgu. Tegelikult tänane päev sai alguse see, et me oleme praegu siia kokku tulnud. Ma arvan, et sai alguse 1969. aastal. Kui üks Austria bioloog, Karl Lutz, kes tundis väga huvi vanade taimsetele formulatele põhineva farmakoloogia vastu, sai kokku ühe inimesega, kelle nimi oli härra Padmajev, kes oli tegelenud terve oma elu Tiibeti meditsiini ja eriti farmakoloogiaga. Ja läbi selle inspireeriva kohtumise hakkas austerlane uurima ja tõi Euroopasse hakkas uurima teaduslikel alustel, et kuidas need taimsed formularid siiski töötavad. Ja läbi selle on praeguseks välja arenenud Šveitsis selline ettevõte nagu Padma, kes just nimelt Tiibeti formulare toodab nüüd tänapäevases võtmes, olles 40 aastat neid teaduslikult risti ja põiki läbi uurinud. Ja samal ajal on viimase peaaegu paarikümne aasta jooksul või 15 aasta jooksul sattunud Tiibeti meditsiin siia Euroopasse läbi meie õpetaja doktor Nida Tšenatsangi, kes tegi Tiibeti meditsiini rahvusvahelise akadeemia, mis nüüd on üle 40 riigis maailmas. Ja tal on õpilasi terve maailma täis, kellest väga paljud on praegu siin kõrval toimuval Tiibeti meditsiini rahvusvahelisel konverentsil. Ja meie kasutasime seda juhust, et sellised inimesed on sattunud nüüd siia Eestisse ja me võime rääkida ka laiemalt farmakoloogiast, kuidas ühendada tänapäeva farmakoloogiat ja iidseid taimetarkusi. Nii et mul on väga hea meel näha siin meie õpetaja, doktor Nida Tšenatsang Tiibetist. Omakordi siis Padma esindajad doktor Herbert Schwabl, kes on Padma juhatuse esimees. Ja Cecil Vennos, kes tegeleb siis rohkem teadusuuringutega Padma juures. Samas on meil Eestis doktor Olev Poolamets meiega ühinenud, et rääkida oma kogemusest, kuidas laiemalt oma praksises vaadata ja toimetada oma patsientidega. Nii et kuuleme pärast ka tema kogemusi. Aga kõigepealt annaks sõna doktor Nida Tšenatsangile, kes ütleb ja räägib, et kuidas iidsed ravimtaime tarkused tuua tänapäeva maailma ja miks on see oluline just tänapäeva maailmas, need vanad formularid. Ja Kaido tõigib. Is this your PowerPoint? No. This is just the title. First title. So 10 minutes or? 20 minutes with translation. Okay, thank you. So I'm very happy to say something about Tibetan pharmacology. Ja mul on väga hea meel rääkida mõned sõnad siis Tiibeti farmakoloogiast. And so maybe I just give us some introductory talk. Et räägin lühidalt sissejuhatavalt ühe väikse kõne. So I was trained in Tibetan medicine in Lhasa Tibetan Medical College. Et minu treeningud ulatuvad siis Lhasa Tiibeti meditsiini kolledžisse. 20 years ago. That's about 20 years ago. Et rohkem kui 20 aastat tagasi juba. Since about 15 years I have been living in Italy, in Europe. Ja 15 aastat juba elan Euroopas, Itaalias. And so I have a kind of mixed view
it's a global view about materia medica or pharmacology. Ja mul on seetõttu tekkinud selline globaalne vaade nüüd materia medicast ja nendest aimedest. So, you know, when we were trained in the Tibetan Medicine College, we had to learn 30% of modern medicine. Et kui ma Tiibeti meditsiinikolledžis nii-öelda treeningutel olin, siis kuskil 30% oli ka kaasatud kaasa meditsiini osa. So according to Chinese, how do you say, communist system, education system. Et Hiina kommunistliku õppesüsteemi alusel siis. And but there's the good part is even Chinese communist political control or pressure is so strong. Somehow they try to put together in Chinese system the modern medicine, the chemical medicines and herbal medicines together. Et kuigi kommunistlik selline ideoloogia on küllaltki nagu tugev ja intensiivne, siiski on nendel idee panna kaasaegne meditsiin ja ka taimne ravimite meditsiin kokku. And today I think maybe China is the country, maybe the strongest country which focus on the herbal medicine. Et tänapäeva maailmas on Hiinas üks tugevamaid riike, kus on keskendatud siis taimsetele ravimite. So like 100 of Tibetan herbal formulas are recognized as normal pharmacy. Et tavaapteegid ja on nii-öelda Tiibeti ravimitega väga nagu seotud omavahel. Right. So to receiving communist education on Tibetan medicine, it means like, you know, we had to learn about herbs and we have to learn about, you know, pathology and disease and all these things, but maybe not as a full part of Tibetan culture, you know, about spiritual yoga and meditation. You know, without all that part, it's more, yes, communist, of course, they call it more like scientific way, so we are trained more kind of that way. Et kommunistlik ideoloogia siis näeb materialistlikust vaatest selle võrra, et õpite nii-öelda tavameditsiini vaadetega Tiibeti meditsiini ilma nii-öelda selle vaimse pooleta, kuhu kuulub siis jooga ja muud sellised teemad. So I have learned the Tibetan medicine in the communist, how do you say, education system. Et olen siis Tiibeti meditsiini õppinud läbi kommunistliku õppesüsteemi. It's kind of like half freedom style. Pool vabaduse stiilis. And then I had last 15 years for experiencing the Western world. Ja viimased 15 aastat on mul õnnestunud siis kogeda läänemaailma. Capitalism or democratic. Demokraatliku kapitalismi. Right? But there's a strange thing because in the democratic countries, it's like integrative medicine or natural medicine is like kind of, what do you say, they are giving very hard time, you know, there's no official, how do you say, recognition, not legalized, this and that. Like there are so many struggles for herbal medicine. Et huvitav on see, et lääne nii-öelda demokraatlikus süsteemis on siiski taimsete komponentidega ravimitel väga suured raskused integreeruda tavameditsiini näiteks ja ka üldse levida. Like herbal medicine is so much controlled. Et taimsed preparaadid on väga nagu kontrollitud ja... So then I was thinking how we practice Tibetan herbal medicine or Chinese herbal medicine in China. Siis ma olen mõelnud, kuidas näiteks Hiinas... Not only in Tibet itself, you know, not only the Tibet region, in general in China. Et näiteks ka Tiibeti meditsiin on praktiseeritud üle kogu Hiina, mitte ainult Tiibetis. And sometimes I think, you know, the communist government, they did something good. Et tundub, et kommunistlik valitsus on teinud midagi head. Because in the beginning, Tibetan medicine was a legalized medical system. Et kõigepealt Tiibeti meditsiini nagu legaliseeriti ametlikult. In Chinese medicine, they call it this Trantong Yishe, means traditional like herbal medicine, and then Shandai Yishe is modern medicine. So they have like two kind of medical science. Neil on kaks nagu meditsiini nagu teadust, üks on traditsiooniline meditsiini vaade ja teine on kaasaegne meditsiini vaade. And both of them you can study legally. Of course, you know, there are hundreds of like colleges and universities for both medical fields. Ja sadades ülikoolides ja õpiasutustes on võimalik mõlemat meditsiiniharu nagu õppida võrdselt. And hundreds of thousands of pharmaceutical companies. On sadu farmakoloogilisi nagu firmasid. The chemical part and the herbal part. Nii keemiline pool kui ka siis taimne osas. Okay, and many of the herbal formulas, how do you say, legalized?
Ja väga paljud taimsed preparaadid on nii-öelda legaalsed. So, you know, I'm not talking good things about Chinese communism. See ei tähenda seda, et ma ei räägiks ainult väga palju head. But this is a question for me, you know. Right? So we're blaming, you know, many things. Of course, many things they are doing wrong, but natural medical part, I think China took a very strong, how do you say, decision, very clear decision about herbal medicine. Et see on küll natuke minu isiklik teema, aga siiski on Hiina võtnud väga tugeva nagu poolehoiu kaasaegselt sellise naturaalse meditsiini osas. As a result, you know, maybe last, I don't know, about 30, 40 years of this kind of recognition, as a result, like Chinese herbal medicine or Tibetan herbal medicine is, how do you say, becoming very popular now. Et tulemusena viimased 30-40 aastat nii Hiina kui Tiibeti taimne ravimiteadus on väga populaarne Hiinas. And it is becoming one of the main economic force too. Ja tundub, et see on üks suuremad majandusharusid. Right? So now the Chinese government is seeing something good, like it's like investment. It seems for them it's like kind of investment, and now they see that investment is working and they invest more. Et hiinlastel on selline vaade nagu lihtsalt investeeringuks ja tundub, et see investeering tasub ennast ära. Yeah. So of course it's not only everything aimed for economy development and these things, and also, how do you say, I think that was the demand of the population. See ei tähenda seda, et kõik on nagu suunatud ainult niisugusele majanduslikul tegevusele, aga selline liikumine oli ka nii-öelda rahva nii-öelda soovile vastu tulles. So that's why I often have this question. One day I also very wish that in Europe, you know, in Europe or in Western world, so Europe and North America open a great door for natural medicine. Et seda teemat on minu käest väga tihti küsitud ja ma loodan, et ühel heal päeval Euroopas avaneb ka see uks nii-öelda naturaalsele taimsele meditsiini osale. Of course, when we talk about opening door for natural medicine, and one of the main, what do you say, issue for natural medicine will be the pharmacology, ja üks herbal medicine. Et kui see ükskord saab teoks, siis naturaalmeditsiini üks tugevam külg on just see taimne komponentne ravi. I'm not saying I'm wishing to open the door for Tibetan medicine. I'm just wishing to open the door for all kind of natural medical systems. See ei tähenda seda, et ma sooviks, et ainult Tiibeti meditsiinile nii-öelda uks avatakse, aga avatakse uks kogu nii-öelda naturaalsele meditsiinile. The reason is it really works. Et põhjus on see, et see tõepoolest nagu töötab. It really works. We know there are many chemicals they work too, but also many natural medicine they work too. Me teame küll, et mitmed keemilised ravimid töötavad, aga teame ka, et taimsed ravimid töötavad väga hästi. In Tibetan medicine we use different types of plants. Tiibeti meditsiinis kasutatakse mitmeid erinevaid taimi. And different types of minerals. Samuti mineraale. And some metals. Isegi metalle. And some also part of the animal product. Ja mõningad loomsed päritolu osad. And so the most famous Tibetan medical text, I call it the Bible of Tibetan medicine. In that text mentions over 2,000 different type of materia medica. Et Tiibeti meditsiini üks kuulsamaid tekste, mida jutumärkis kutsutakse ka Tiibeti meditsiini piibliks, mainitakse ära üle 2000 erineva komponendi. So the materia medica is very rich, and also the formula, there are so many different kinds of formula. Materia medica on väga rikkalik ja samamoodi on väga palju erinevaid formula ja retsepte. As I said, you know, in Tibet and in China, Tibetan medicine is doing well, but somehow maybe a little bit too much over-commercialized. Et tundub, et on teada, et Tiibetis ja eriti Hiinas Tiibeti meditsiinil läheb väga hästi, aga tundub, et see on ka natuke üle kommertsileks läinud. And the third Chinese richest lady, she owns a Tibetan pharmaceutical company. Ja rikkuselt kolmas hiinlanna Hiinas omab Tiibeti farmakoloogia firmat. Can you imagine? Võite seda endale ette kujutada. Chinese business lady. Actually, I know her. She's a very nice lady. She's very powerful. She worked very hard. Hiina ärinaine, ma tunnen teda isiklikult, on väga tugev She's töötegija. becoming the third richest Chinese lady in whole China, entire China. Üle Hiina on ta kolmas rikkuselt naisena. We can see it's how much commercialized Tibetan medicine. Seda võib näha selle läbi, kuivõrd kommertslikuks on tegelikult Tiibeti medicine. That it's commercialized or not, that's not my worry. See ei ole minu nagu probleem, kuivõrd kommertslikuks asi läheb. I think my concern is, I think it's really good that
this kind of natural medicine really come to the public. Et minu soov ja hea meel on see, et selline naturaalmeditsiin jõuaks nii-öelda inimesteni. And why Tibetan medicine is so fashion in China? Because it works. Ja miks ta on Hiinas nii populaarne? See on väga lihtne, sest ta töötab. If we make it short, it works. Et lühike vastus sellele on ta töötab. Because the Chinese medicine, sometimes they use many natural ingredients, and some of them they are synthetic ingredients and so on. So there's some issues for natural resource. Hiinlased siiski kasutavad palju taimset preparaate, aga samas tuleb ka keemiline osa sinna juurde ja selles suhtes on teatud probleeme. So yeah, the Tibetan medicine, like I can give you some examples. Mõned näited näiteks. Right, like we use different kind of mineral, many types of mineral. For example, we use calcite. Kasutatakse mitmeid mineraale, näiteks kaltsiit. Calcite, you know calcite, yeah? Do you have calcite here? Kas meil on kaltsiiti siin Eestis? In Estonia? Soda. Not soda, calcite. You don't have mountains, sorry, I forgot. Vabandust, meil ei ole tõesti mägesid siin. Meil ei ole kaltsiiti. So the calcite, it's a very effective, just calcite itself, it's so powerful for against the reflux. Näiteks kaltsiit iseenesest on väga tugev refluksi vastane ravi aine. And in Italy, many patients, they take this, the Padma is making, you have Zhongxi 6, right? How it's called? Achibing. So it's called the calcite 6 with calcite and there are other 5 herbs. Et Itaalias väga paljud patsiendid kasutavad sellist Padma toodet, mille originaalpeakiri on Padma atsiben. Main ingredient is calcite. Põhiline komponent seal on kaltsiit. In Tibet we call it calcite is nomadic medicine. Ja Tiibetis kutsutakse sellist kaltsiiti nagu nomaadi. So traditionally, many people they eat lots of meat and butter, very heavy meal. And of course, there are also Tibetan alcoholic people. They drink and so on. They have this burning and this stuff. And many people they carry just calcite powder and they take it. That's why we call it a nomadic medicine. Nende toitumistavad on väga rasked, väga palju liha, väga palju sellist võid ja ka alkoholi ja tihti tiibetlased ise kannavad nii-öelda kaltsiiti kaasas, et endale leevendust saada siis. Right. So I give this my patient in Italy. Italian people. Maybe they have heartburn, many of them, because of stress and coffee, espresso. Et paljudel oma patsientidel on seda andnud ja arvatavasti see sellest kõrvetsed kas stressist või näiteks liiga palju espressot. And it works perfect. Ja see töötab täiesti hästi. And then they have a question. They said, is this real natural medicine? Ja siin neil on küsimus, kas on tõesti see naturaalmeditsiini osa. That's Italian's question. And they really think there's some natural medicine and mix with some chemicals because it works very fast. Et nende idee on see, et äkki on seal nii-öelda naturaalmeditsiin seotud keemilise meditsiiniga, et see töötab väga kiiresti, annab tulemusi. Then I said, okay, if you think there are some chemicals, you should bring to the laboratory to arvata, et seal on keemilisi komponente, tehke laboratoorseid katseid selle. I trust in your product, eh? Ma usaldan I teie know tooteid. They are making very traditional style. Et Padma toodab selle väga traditsiooniliselt. Very traditional style with German machines. Saksa masinatega. With Swiss hygiene. Ja Šveitsi hügieeniga. The highest level of Tibetan herbal product. Et see on kõige kõrgema standardiga tehtud Tiibeti taimsed tooted. So it's very interesting, people think natural medicine, it takes time. You have to take for 1 month or you have to take for 3 months and then I can feel something, it's working or not. On idee, et loomulik naturaalmeditsiini toime võtab aega 1 kuni 3 kuuni ja siis lõpuks hakkan tundma mingisugust tulemusi. And when some herbal medicine or mineral medicine, when it works so fast and then people start to doubt. Ja mõni taimne või mineraalne ravim töötab väga kiiresti, siis inimestel tekivad kahtlused. So that's why, how do you say, I'm really confident in Tibetan herbal medicine. Olen ise väga kindel Tiibeti taimsetes ravimites. And very confident. And another, just normally I like to say this story, like pharmacy, Vatican pharmacy, also they are selling some medicines from Padma. Näiteks mul on meeldib alati rääkida näide, kuidas Vatikani apteek müüb teatud Padma tooteid. We know like Pope Francis, it's a great pope.
Meie praegune paavst on väga nagu vägev paavst on ju. But he has a fear to meeting with His Holiness Dalai Lama. Tal on hirm kohtuda tema pühadust Dalai Lamaga. That's their political agenda. Et nende põhjus on or maybe poliitilises some taustas. religious issues, we don't know. Või on seal äkki mingi religioossed vaated, me täpselt ei tea. Pope Francis is become very popular, right? Paavst on But he has some issues. We still don't know. It's his issue or Vatican's issue to meeting with His Holiness. Probleemid, me ei tea, kas on tema isiklik või Vatikani poliitika. Right? But medicine, the herbs are without, how do you say, the limitation of cultural and religion and politics. Taimedel puudub piirangud nii religioossed kui ka poliitilised. Right? Sometimes I ask people, do you know that there kind of connection between Tibet and Vatican? Mõnikord küsin inimestelt, kas te teate, kas on mingisugused sidemeid Vatikani ja Tiibeti People always tell me, you are joking. Inimesed ütlevad, et sa teed praegu paha välja. The connection is very simple. Connection is medicine. Ja side on väga lihtne, see on ravimid. And yeah, he didn't know before I told him that Vatican is selling one of their products, this Padma 28. Et Padma firma ei teadnud isegi, et ühte toodet Padma 28 müüakse Vatikani apteekides. And actually they are selling it very well. It seems they are selling it very well. They are selling it very well because people like it. It really works. Nad müüvad seda hästi, sest see töötab, inimestele see meeldib. Right? So that's why I'm also very happy, you know, how do you say, how today it's a time of globalization. Et mul on väga rõõmus ja võime öelda praegu nüüd globaliseerumise aeg. And how this natural medicine, the herbal medicine also, how do you say, globalized. Et kuidas siis naturaalne taimne meditsiin tegelikult globaliseerub. Right? It doesn't matter the modern medicine or Tibetan medicine or Chinese medicine, we have always same goal. Pole tähtis, on see Lääne, Hiina või naturaalmeditsiin, meil on alati üks ainuke eesmärk. We want to help our patients. Me tahame patsienti aidata. Right? That's our number one goal. See on esimene or we help them to prevent the disease, or we try to help them cure whatever solution we get. So that's why I think, you know, I started the story with China, you know, Chinese communism. Somehow I think that kind of system is smart because the government offers two kinds of medical systems. Or you go to herbal medicine hospital or clinic, or you take herbs, or you go to modern medicine, you know, operation and antibiotics, whatever. So people, they have choice. Et ma alustasin juttu siin Hiina ülevaatega, et kuidas on kaks meditsiiniharu võrdväärselt, et kas siis antakse antibiootikumi ja miks tehakse ravi läbi operatsioonid või pöördutakse taimeravi poole. Inimestel on alati võimalik valida. So that's why I really, how do you say, wish this kind of system will, how do you say, develop in the West too. Loodan väga, et selline süsteem võiks ka kanda kinnitada Läänes. Last year I joined a Chinese medicine conference. Aasta tagasi oli Hiinas üks meditsiinikonverents. That little bit scared me actually. See natukene mind ka hirmutas. Because the World Organization of Chinese Medicine is sponsored by Chinese government. It's called the World Association for Chinese Medicine. Hiina meditsiini maailmaorganisatsioon on sponsoreeritud Hiina valitsuse poolt. And then they have a very close connection with WHO, World Health Organization. Ja neil on omavahel jälle väga tihe side maailma terviseorganisatsiooniga WHO-ga. Because they are kind of main sponsor for WHO. Et nad on samas ka peamised sponsorid maailma and then they talked about a new project. They said with the Chinese government we are bringing Chinese medicine for whole world. Ja seal konverentsil tuli juttu, with the support of WHO. Kuidas Hiina meditsiin tuleb maailma läbi tervisekaitseorganisatsioonide. So, you know, under the government control. Yeah. So that's why for me it's a little bit scary, because if government is coming, you know, Chinese government has so much money and power and coming say, okay, Estonia, you do just my way or this and that. Et see on natukene hirmuäratav, sest et Hiina valitsus on väga palju jõudu, väga palju raha, ta tuleb Eestisse, ütleb
ja nõuab, et nüüd teeme meie moodi. Yeah. So that's why I think maybe before Chinese government comes, we can say, oh, we have something already here. Et enne kui Hiina nii-öelda valitsus tuleb, võime öelda, et meil on juba olemas midagi siin. And also there's so many, how do you say, local ingredients we can use in Tibetan herbal formulas. Et näiteks Eestis kasvavaid kohalikke taime võime väga vabalt mitmed kasutada ka Tiibeti ravimiretseptides. And so last 40 years in the West, you know, Padma is the only, what do you say, Tibetan herbal factory, and they are doing really great jobs. Et viimased 40 aastat on Padma Euroopas ainukene, kes on siis keskendunud Tiibeti ravimite tootmisele läänes. And you know, today there are so many different ideas, like New Age, you know, spiritual things and New Age things about healing. There are so many things, like public is confused. Et tänapäeval on meil väga palju erinevaid vaated, on see New Age, on see mitmeid erinevaid terviseideid, et nii-öelda inimesed, publik on vägagi nagu suures segaduses. Acupuncture works or not? Homeopathy works or not? Kas homeopaatia töötab, ei või mitte, kas New Age system is working. There are so many informations out there and public simply get confused. Infot on väga palju ja inimesed on tegelikult teatud mõttes segaduses. Right? So there's a Tibetan proverb. Tibetan proverb says, one experience is better 100 times reading or hearing. Tiibetis on ütlus, et korra kogeda on parem kui 100 korda lugeda. That's why when I talk about Tibetan medicine in the West, there are many reactions. People say, is that really work? Kui ma räägin Tiibeti meditsiinist läänes, on väga palju erinevaid reaktsioone ja küsimus on, kas see tõesti töötab. So in Europe, legally I can say, okay, you can try this or that product, some product from Padma factory. Et Euroopas ma saan öelda, proovige oma peal näiteks, mis on legaalsed tooted, nagu Padma tooted. And the result and feedback is really good. Ja tagasiside on tõesti hea. So that's why my last wish, I don't know, your doctors and pharmacists, whatever, it's good to try out. Minu ainuke soov on, olete arstid või apteekrid, proovige ise järele. One question. Sorry? One question. Yeah. What do you think about placebo effect? Sometimes patients believe very much. The effect is much more placebo effect. Placebo effect, the non-placebo effect with every product. Of course. Yeah. Also placebo effect you can get with chemicals too, yeah? Yes. The herbal effect is much more than that, for sure. Placebos küsimus, placebo on igal ka keemilisel meditsiinil omaette teemana, aga samas taimne placebo koos taimedega omab tunduvalt suurema. Actually, you have done the research, right? Padma on teinud selles suhtes uurimisi. The result and placebo result, right? Et tegelikult tulemus ja placebo tulemus. All these things, scientific part, I'm not going to talk about science. I'm not a scientist. And so Dr. Shabal is. Pärast teadusküsimusi võime Dr. Shabalile esitada. Ta räägib täpselt, kuidas on nende katsid tehtud. Yeah, thank you. Do you know anything from Tibet? Kas te natukene teate midagi Tiibetist üldiselt? Our first national animal is panda. Meie esimene rahvusloom But on now panda. we cannot say panda is Tibetan national animal because it's becoming, you know, the national animal of China. Et aga samas ta on algupäraselt Tiibeti loom, aga praegusest on saanud Hiina nii-öelda ikoon. Origin, the area of panda, where it's coming from, it's eastern part of central Tibet. Et koht, kus pandad on pärit, on Kesk-Tiibeti idapoolne osa. Tibet is not only a high plateau and high altitude. Tiibet ei ole ainult kõrgmäestik. We have some better land too. Natuke paremaid kohti ka. And so now today we use the national animal as a yak. Nüüd on Tiibeti rahvusloomaks jakk. Do you know yak, yeah? On teil jakk tuttav? And the big ones, the huge ones are called wild yak. Ja kõige suuremad isendid kutsutakse metsikuteks jakkideks. The strongest animals, they are living in the high plateau. Ja tugevamad isendid elavad kõrgmäestiku, kõrgplatool. Right, huge size, and they cannot attack by wolves. Nad on tohutu suured ja näiteks hundid ei julge neid rünnata. So that's one part of Tibet, Tibetan animals. See on üks Tiibeti loom. Many high plateau flowers and plants and so on. Kõrgmäestik on väga palju taimi ja lilli. And I'm still
very happy that, you know, our land, the air is still clean, not that polluted. Ma olen väga õnnelik, et Tiibeti õhk on veel väga nagu puhas. Global warming is affecting, but the general environment, in general speaking, is quite good. Üldine maailma soojenemine ka mõjutab Tiibetit, aga keskmiselt keskkond Tiibetis on väga hea. There's some very nasty Chinese mining. Seal on mõned väga kahjulikud ja halvad Tiibeti kaevanduskompaniid Tiibetis. Okay, thank you. Aitäh! Do you know anything from Tibet? Do you want to know anything from Tibet? Kas tahate veel midagi Tiibetis kuulda? No? You know everything, right? But don't think Tibet is only full of monasteries and all Tibetans are monks. Ärge mõelge, et Tiibet on täis kloostrid ja kõik tiibetlased on munkad. We have some mafia too. Okay, thank you. Thank you. Ta just ütles ja rääkis sellest, et oli väike hirm, et äkki enne kui hiinlased tulevad, et meil oleks siin ees juba midagi naturaalsest meditsiinist. Siis meil Eestis on üks farmaatsiaettevõte, nii öelda, mis on Pärnu lähedal, Jõpre külje all, Tammetalu ürdiaed, olete kuulnud, jah? Väga hea farmaatsiaettevõte ja ma olen teda sinna viinud ja tema lemmiktoode sealt on seede kuumuse jaoks, mis on immuunsüsteemi alus, kohalik tšilli. And you have been, this is from Next Human Link, yeah? Great. This is your product? Yeah, this is close neighbor of ours. Yeah, and thank you also. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Aitäh and terviseks. Nii, nagu ütlesin, mul on väga hea meel, et elutee on mind kokku viinud ühe suurepärase Eesti arstiga, doktor Olev Poolamets, kellega vesteldes ma olen tabanud, kui põnevalt võib arst tööd teha nii, et igapäevaselt toimetades patsientidega nagu arst, samal ajal taga kerib ka mõte, kuidas näha teda laiemalt, mitte ainult nii nagu praegu hetkel akadeemiliselt koolis on õpetatud, vaid nii nagu ka elu on õpetanud, ka läbi näiteks Tiibeti meditsiini, mida doktor Poolamets on ka viimastel aastatel palju uurinud ja tundma saanud. Nii et oma kogemusest, miks näiteks ja kuidas arstipraktikas ja igapäevases töös laiemalt ja integratiivselt vanu ja uusi teadmisi ühendades toimetada. Suured tänud tulemast ja et lava on sinu. Tere! Olen Olev Poolamets ja töötan siis põhiliselt meeste tervise valdkonnas. Meeste soost printsiipiline tervis on siis minu põhiline töövaldkond. Ja töötan siin samast Tartu Ülikooli Kliinikumi androloogia keskuse Tallinna filiaalis ja täiesti läänemeditsiini alustel. Aga on väga lihtsaid võtteid, mida ma olen kogu aeg kasutanud oma töös aastate jooksul ja mõtistlen nende teemadega. Ja natuke siis jagan mõtteid enda teekonnast. Üsani see on natuke metsikot võib-olla selle kohta. Et ma ei keskendu nagu ravimitele ja sest Tiibeti ravimit ja nende mõju tundmaõppimine, see on alles pikk tee. Aga kujutate ette, et osades nende preparaatides, mis on loodusasju kokku pandud, on üle 100 komponendi traditsiooniliselt. Ja igal komponendil on oma väike trikk või oma väike nõks küljes, mille peale nagu ei tulekski. Aga seal on oma väga selge loogika ja siin ma teen alles oma esimesi samme selles mõttes. Kuid ka seal on ühte teist juba, ma arvan, tasku pistetud, mida saab inimestel väga väikest, väga lihtsalt jagada. Ja alustan hoopis hiljuti sellel sügisel tegime seminari, kus oli Mindfulness missioon ja selle toimus Rahvusraamatukogus ja see oli natuke ka ettevalmistus praeguseks konverentsiks ja miks?
sellepärast, et proovida mõista loodusravi ja selle toimimist või üleüldse inimese tervist, tuleb proovida aru saada, kuidas ja miks ta toimib üleüldse. Ja Tiibeti meditsiinis on ka nagu põhikomponent või loogikas, et haiguste aluspõhjused on meie negatiivsed emotsioonid. Ja 3 põhilist juuremotsiooni, iha, viha, kiindumus, 3 emotsiooni. Ja alles nendele baasemotsioonidele siis järgneb, ütleme, meie keha häiritus ja sellele lõpptulemus on haigus. Ja kuidas nagu seda endale selgeks teha ja teistega arutada, et kuidas need asjad siis nagu töötavad, et see on nagu olnud nagu üks mõte enda jaoks. Ja ühe vastuse sellele saab, et miks asjad need töötavad, saab võib-olla ka modernsest teadusest väga hästi. Ja see on nüüd, ja ta on isegi läinud nii modernseks ja nii vägevaks, et Ameerika Ühendriikides öeldakse, et ei piisa mindfulnessi õpetajaid, nii et tase hakkab langema, mis on nagu probleem ka Tiibeti ravimitega, siis sama on ka selle modernse sõnaga mindfulnessis. Ma täna peatuks sellele ainult väga vähe, sest see on teema, millest nagu väga-väga palju räägitakse, kuid ja mida nagu väga-väga palju õpitakse läänes ja ka Eestis õpetatakse. Kuigi see on nagu mõningad probleemid ka, et allikad, kust me seda õpime, on nagu äärmiselt erinevad ja tähendused on äärmiselt erinevad. Et tuleks nagu arvestada ja mõelda, kus on selle juured, kui see mindfulnessi teema nagu algas. Ja ma loen selle võib-olla selle definitsiooni korra ette. Et mindfulness siis teadlikkus tähendab hetkelist teadlikkuse säilitamist oma mõtetest, tunnetest, kehalistest tajudest, aistingutest ja ümbritsevast keskkonnast. Mindfulness ehk siis teadlikkus hõlmab endas tähenduse aktsepteerimist. See tähendab, et me pöörame tähelepanu oma mõtetele ja tunnetele ilma neid arvustamata, ilma hinnangut andmata. No näiteks see on ka nüüd huvitav teema, Tiibeti meditsiiniga läheb kokku, et kohe, kui me kuuleme mingit ettekannet, siis meil tekib enda sees, on see hea, on see halb, on see nagu vilets, on see nagu jama, on see teaduslikult tõestatud või ta ei ole tõestatud. Tiibeti loogika järgi kutsutakse seda takistuseks edasi pääsemise teel. Et kui me näiteks kuuleme kas või mingit loengut, meie sees tekib kogu aeg arvustus või doktor Niida kutsub seda siis või kutsutakse algselt nagu monkey mindiks ehk ahvimeeleks, et tegelikult kui nagu me hakkame näiteks meditatsioonipraktikaid tegema, siis me märkame, et meie mõtetes liiguvad kogu aeg arvustused, ütleme millegi peale iseenesest. Ja ütleme, kui nüüd ja see siis, et see meetod tähendab seda, et kui meist tunded või mõtteid tekivad millegi peale, et me ei arvusta, me laseme neil minna, tulla, me ei jää neisse kinni, sest kõigis tekivad need mõtted ja tunded. Igasuguste olukordade, igasuguste asjade peale vahel on nad ülitugevad, aga me jääme lihtsalt neisse nagu kinni. Ja kui me jääme neisse kinni, siis näiteks vahel juhtub nii, et näiteks on mõni üritus, siis me lihtsalt sammume välja, kuna meil idee ei meeldi, on ju niimoodi ilusalt millegi peal. Või näiteks kodus kas või on näiteks erinevad vaated peres, naisel, mehel, ja naine ütleb üht, mees ütleb teist ja kui meil tekib nagu mõte, et see on õige või see on vale, siis tulemus on korralik tüli või põlvkondade vahel. Aga kui me õpime vaatlema seda, et meie mõtted tulevad, lähevad, tekivad, kaovad ja me ei jää nagu nendesse kinni, siis uskumatul kombel järgneb niisugune teoreetiliselt emotsionaalne vabanemine. Mina arvan, et selles nagu mõistes on ka üks võti, kuidas mõista nagu Tiibeti meditsiini või erinevate asjade toimimist, nii ravimite toimimist, nii arstide toimimist kui meditsiinipersonali toimimised. Ja praktiseerides mindfulnessi teadvelolekut, meie mõtted häälestuvad sellele, mida me tajume, tunnetame käesoleval hetkel, mitte ei soojenda üles minevikku ega kujuta ette tulevikku. Lihtsalt oleme siin ja praegu.
mõtete kerkimine iseenesest on normaalne protsess, tekib ikka ja neid tekib tegelikult, kui hakata näiteks seda mindfulnessi praktiseerima, siis näed, et neid tekib väga rohkelt ja väga palju ja üks võib olla hullem kui teine, aga pisitasalit